ma ütleksin niimoodi, et jah, olin sel ajal kriminaalmenetluse õppejõud ju, kui aktualiseerus siis uue seadusega tegemine ja kuidagi saatuse tahtel algul mind sinna komisjoni ette otsa pandi ja püüdsime siis kõigepealt arutada, mis suunas liikuda ja nii edasi. Aga selles mõttes oli see kriminaalmenetluse uue seadusega töörühm nagu hoopis teistmoodi, kui julgen väita, kui kusagil seal asjaõiguse puhul või kus iganes. Nimelt meie töörühma kuulus ikka väga palju tolleaegseid praktikuid, valdavalt prokuröri, aga ka uurimisega tegelevaid isikuid ja ma ei taha siin kurta tagantjärele, aga julgen väita küll, et iga sentimeeter tolleaegsest kriminaalmenetlusest anti ära praktikute poolt ikkagi suure võitlusega. See tähendab, kuidagi kardeti ja pateetika oli niisugune, et kui sa midagi muudad, äkki siis kurjategija ei lähe kinni enam nii hästi, nagu peaks minema. Ehk siis nende muudatuste iga sammu tegemine oli suhteliselt keerukas, julgen väita. Ja veel siis see, mis kindlasti ka nagu tol ajal lähtepunktiks oli, mis seal salata, Eesti tänane õigus on ju, ma ei tea, mitu protsenti, aga arvan 75% küll ikkagi ju tehtud saksa õiguse pinnalt. Juhtus niimoodi, et tol ajal, kui me alustasime, siis nii mõnedki saksa professorid, õigusteadlased, mäletan väga selgelt ühte ütlust, et oli selline, et jah, et saksa õigust võib päris palju üle võtta, aga paari asja ärge palun võtke. Ärge võtke üle abstraktsiooni printsiipi ja meie kriminaalmenetlust. Et ma selle abstraktsiooni printsiibi kohta ei tahaks rohkem midagi öelda, aga kriminaalmenetluse kohta jutt selline, et tegemist on lihtsalt vana seadusega, et selle kohaldamist on püütud kaasajastada Strasbourgi praktika valguses, aga põhimõtteliselt ta ikkagi nagu väga selline kaasaegne ja ülevõtmist vääriv ei ole. Peale selle, mis seal salata, see nõukogudeaegne nii-öelda inkvisitsiooniline kohtumenetlus oli see, mis ikkagi tol ajal meid väga häiris ja tundus, et sellega nüüd jätkata päris õige ei oleks. See tähendab, eeskätt häiris ikkagi see, et ongi niimoodi, vahet ei ole, kus sa ütlusi annad, kas uurija juures või kohtus. Kui sa uurija juures rääkinud oled midagi juba, kõik kehtib absoluutselt ka kohtus ja õieti kohus käib ainult kergelt üle. Et kuidagi tundus, et nagu nii jätkama ei peaks. Ja siis veel kahtlemata, eks ole, need kaks põhivalikut, kas nüüd võistlev kohtumenetlus puhtalt angloameerikalik või inkvisitsiooniline. Aga tol ajal siis jõudis meile ka teadmine, et ei ole ikka päris nii, et siis impressionistlik kunst on vale ja et soolast ja magusat segada ei või oma vahel, et sa pead tegema valiku ühe või teise kasuks. Skandinaavia riigid olid ju juurutanud enda algselt sellisesse kontinentaalsesse väga mitmeid võistlevuselemente, näiteks seda, et see oli tore kuulda, et väidetavalt Norras siis oli niimoodi, et kriminaaltoimik jõuab kohtus küll, aga ükski kohtunik enne istungit ei hakka toimikut lugema. Ta ei lase ennast mõjutada sellest, et selline tava lihtsalt. Kui kusagil õiguskultuuris on selline tava, et seda tava on väga keerukas nüüd lihtsalt üle kanda meie oludesse, et sa pead ju vältimatult kuidagi regulatiivselt tegema, kui sa seadust teed. Ja rääkimata sellest, et klassikaliselt selline kontinentaalne Itaalia näiteks tol ajal tõepoolest oli suutnud ikka täiesti võistleva teha. Ühesõnaga, kokkuvõtvalt, arusaam kujunes niimoodi, et proovime veidi, juurutada veidi seda võistlevat ja mis seal salata, nii see elu läks, et ütleme, et see võistluse põhimõte sai sisse toodud. Ja tegelikult tollal juba ka teadvustasime, et ilmselt mingil ajal las asi rahuneb, las see võistlev kohtumenetlus töötab veidi, et mingil ajal siis ilmselt on võimalik ka kohtueelne uurimine järele tõmmata. See millest nagu saadi ikka väga selgelt tol ajal aru,
mida on nagu praegusele meie kriminaalmenetlusele ette heidetud, et ei saa olla võistlevust ilma vandekohtuta. No miks ei saa, ütleks ma, kuigi ma möönan seda, klassikaliselt nad kokku kuuluvad, see võistlev ja vandekohus, aga seda võib küll vist öelda, kuigi minu meelest Rein Lang kunagi ministrina isegi nagu ütles, et võiks kaaluda seda, et las vandekohus nii edasi. Aga ma tahaks öelda, et ajaloos muide isegi sel ajal, kui nüüd Venemaal, Eesti oli Venemaa osa, kui Venemaal oli vandekohus, Eestis ju mitte, meil oli sama nagu Balti eripära ja nii, et meil lihtsalt pole kunagi olnud, et nii palju nagu selle kohta. Et jah, ühesõnaga plaan oli niisugune, et mingil hetkel tuleks nagu järeldõmmata veidi seda ja korrigeerida. No ja siis nii lihtne see ongi, siis ma olin nagu mängust mingil hetkel kõrval kohtunikuna, sa võid mõelda küll, et suudad nagu 7 elu korraga elada, aga paraku sa ei suuda. Ja see, mis mulle nagu muret tekitab veidi, on see, et mõned muudatused, eriti pean silmas 1. september 2011, oli vist see, kui jõustus suur pakett, et kuidagi need muudatused oli mingisugune minu hinnangul selline prokuratuuri protestiaktsioon või prokuratuuri vastureaktsioon vaat selle samale võistlevusele. Et mina tajun nagu seda, et kuidagi prokuratuuri häiris see, et enam ei olegi niimoodi, et nad teevad suure töö ära kohtueelsel uurimisel ja jumal hoidku, hakka jälle kohtus võitlema ja vaidlema advokaatidega, et siis nagu püüti korrigeerida veidi seadustiku minu hinnangul süüdisfunktsiooni kasuks. Aga põhimure on hoopis see, et nende 2011 muudatustega lihtsalt mitmed kohad viidi süsteemist välja, et seal on ka Riigikohus mitmes lahendus kritiseerinud, näiteks kohtu alla andmise regulatsiooni, et lihtsalt täna oleme olukorras, kus minu hinnangul enam selline lihtne parandamine võimalik ei ole, et asi tahaks ikka täiesti uut teksti.